Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on digisaade ja me oleme 21. märtsil aastal 2022 eetris kahekesi, kahe saatejuhiga Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa. Kuigi me täna räägime ka kolmanda inimesega ühel teemal, meie teemade valikus üldse vaatame, mis põnevat on olnud ja ei saa üle ka ümber Apple'i uuest tarkvara uuendustest, mis tuli välja nii arvutile ja telefonile, kus peamine oluline praktiline abi on selles, et saab kasutada maskiga telefoni. Räägime Riiaga uuest ID-tarkvarast, Netflixi paroolide jagamisest ja sellest, kas koos sõjaga tuleb tehnoloogiline võidurelvastumine. Hakkame siis saatega peale ja võtame esiteks ette Apple'i uue tarkvara väljalasked iOS 15.4. Tundub, et mis siin ikka rääkida, mingisugune alampunkti versioon. Ei ole isegi uus iOS 16 või 17 on ju iOS 15.4. Aga mulle tundub, et siin on nagu huvitavaid asju peidus. Peamine siis maskiga iPhone'i avamine. Henrik, sul on panid selle uue peale ja hakkasid teostama kohe põhjalikult kvaliteedi kontrolli, on nii? Jaa, see vastab tõele. Kas sinul ei ole telefonis uut iOS-i või? Tead, kuidagi juhtus see nädal, et ma magasin selle päeva maha, et ma alles installib. Aha. Minul oli jah, ma panin ta kohe peale, sest ma olin seda maskiga näotuvastust ikkagi ju väga pikalt oodanud ja põhjus on selge, et kui ma maksan poes telefoniga ja kogu aeg on temaga midagi tegemist, eks ole, avalikus kohas sa ikkagi pead Eestis maskiga olema ja siis oma selle parooli trükkimine on kohutavalt tüütu ja muidugi ebaturvaline. Ja see on naljaks, ma panin selle uue iOS-i peale ja siis ta küsib, kas sa soovid hakata kasutama maskiga näotuvastust ja sa ütled, et jah, ma loomulikult soovin ja siis ta palub sul uuesti teha selle Face ID ühe korra nagu, tutvustada siis oma nägu uuesti telefonile ühe korra. Aga muidu see on siis nii-öelda maskiga, kui sa uuesti ei, lihtsalt niisama. Ja mina ei tea, kas ta vaatab mingi teisi kohti su näost või midagi ja siis on kõik, ta ütleb, aitäh, nüüd on valmis ja ma tegin seda ühel õhtul vahetult enne magama jäämist ja siis unustasin üldse ära selle kõik järgmisel päeval. Ma olin kodukontoris ja ega ma siin maskiga ei istu ja siis õhtul läksin välja ja tegin harjumuspäraselt telefoni lahti avalikus kohas ja siis telefon läks lahti ise, mask oli ees mul ja siis ma sain aru, see on vist see, et see, ta on ikka nii märkamatu tehnoloogia, see telefoni avanemine näotuvastusega, et kui sa korra ära harjud, siis sa ei taha mingit sõrmejälge panna või mingit parooli trükkida või see muutub nii normaalseks osaks, et mul isegi läks natuke aega, et sellest üldse aru saada, et ja. Aga see toimib täitsa, ma ütleks, ligi 100% mul ja mõnikord ta on väga naljaks, ta ütleb, et vaata allapoole. Kui ma teen lahti, telefoni hakkan lahti tegema, mask on ees, siis ta ütleb, et vaata allapoole. Ja siis ma vaatan allapoole, siis ta läheb põmmaki kohe lahti. Nii et mina olen väga rahul ja ma küll, see oli selline naljakas võidujookseks, et kas Eesti valitsus enne kaotab maskinõude või Apple jõuab enne tulla selle näotuvastusega välja. Aga Apple võitis, jah, meil võeti koroonapassid ära, aga mask on kohustuslik. Näeb kui kaua, aga ma ennustan, et mõned nädalad või äkki kuud me saame siis seda nautida iPhone'i omanikena. Seal on üks uuendus veel sellel, mis sind vist ei puuduta, aga ma nüüd hakkan seda proovima pärast meie saadet, ehk siis prillikandjate eri on see, et kui telefon skaneerib sul nägu, siis saab nagu lisada variandi, et skaneerib siis koos prillidega. Ma ei tea, kui sa päikseprille kannad koos maskiga, oled täiesti siis ennast nii-öelda ära maskeerinud. Võib-olla sa peaks skaneerima ennast niimoodi, siis
aga tundub, et need on nagu ükshaaval sellised järjepanu siuksed täiendused sellele Face ID-le, mis peaks tegema ikkagi selle tehnoloogia nagu nähtamatuks, et sa ei peagi mõtlemagi selle peale kordagi, kas sa kannad maski või prille või ei kanna, et ta töötaks alati. Ja tegelikult vaata Apple'i seadmetes, eriti telefonis, on seda näotuvastust ju kasutusel igal pool mujal ka peale selle, et ta on telefoni avamiseks, eks. Minu paroolimanager avaneb sellega, internetipank avaneb sellega, igasugu kohad, mingisugused muud lukuskohad. Et kõik on näotuvastuse peal ja mida kindlamalt see toimib ka maskiga, et seda parem. Aga ja ma arvan, et sellest ei olegi rohkem midagi rääkida. iOS 15.4, palun, kellel on näotuvastusega iPhone, võtke, ta lihtsalt hakkab ise tööle, sa ei pea rohkem midagi tegema, ühe korra skännid oma näo uuesti üle. Aga selle uue iOS-iga ja tuli ka uus macOS 12.3, seal tuli kaasa veel üks väga pikalt oodatud ja ammu tutvustatud uus tehnoloogia, mille nimi on Universal Control. Ja ma hakkasin, mul oli naljaks, kui ma seda proovisin, siis ma ajasin kõik sassi need Apple'i aastatega kogunud tehnoloogiakesed, millel on sellised poolüldised nimed. Neil on igasugused mingid continuity ja mingi handover ja et nendel on kõikidel sellised ilusad inimlikud nimed, eks ole, aga samas meelde ju ei jää. Ja siis ma pidin kohe eraldi guugeldama, et mis selle teenuse nimi oli, aga selle nimi on, ma läks uuesti jälle meelest ära, Universal Control. Ja selle mõte on siis see, et kui sul on Mac ja sul on iPad, siis kui sa paned oma Maci laua peale, kui sul on Maci lauaarvuti ja paned sinna kõrvale, vasakule või paremale iPadi, siis nüüd, kui sa arvuti siirt liigutad ja liigutad ekraani serva, siis ta hüppab vupsti maagiliselt iPadi ekraanile. Ehk siis, ja klaviatuur siis hakkab ka tööle iPadis. Ehk täiesti juhtmevabalt, mitte midagi ei ole vahel, see on nagu see, ma ei tea, naise pooleks saagimise või mingi, tead, see nagu mustkunstnikud teevad, näitavad, et näete, midagi ei ole vahel, see ripub ise õus ja seal ongi tõesti nii, et paned käe või seina vahele, ütled, näete, midagi ei ole vahel ja liigutad hiirt, mina liigutasin arvuti ekraani paremasse serva ja põmaki hüppab ta ise iPadi ja siis jälle tagasi ja niimoodi saab faile tõsta näiteks seadmete vahel, pilte saab tõsta arvutist iPadi, iPadist arvutisse, videosid, copy-paste töötab, ehk see iPad muutub sulle põhimõtteliselt nagu teiseks arvutiks kõrval. Ja see on väga huvitav tehnoloogia, ta toimib täiesti veatult, täiesti sujuvalt. Peaaegu mina küll ei tuvastanud, et seal oleks mingisugust sellist ajalist viidet või mingit ajanihet olnud vahel, et täitsa nii, nagu sul oleks kahe ekraaniga põhimõtteliselt arvuti. Aga sul on kaks eri seadet. Kas sa nüüd tead ka, et kas see, eeldatavalt sa pead olema mõlemas siis loginud sama kontoga, eks sama Apple'i ID-ga, et sa nii-öelda võõra iPad ekraanile ei saa trügida, aga kas see nõuab ka uuemat riistvara arvuti puhul, et see on M1 Mac või on see selline asi, mis töötab ka vanemate arvutitega? Tead, see on hea küsimus, ma korra guugeldan, sest minul oli M1 MacBook Air. Siin nad ütlevad, et MacBook Pro 2016 või hiljem, ühesõnaga on teatud seadmed, mis seda toetavad. MacBook Pro 2016 või hiljem, MacBook 2016, MacBook Air 2018 või uuem. Ütleme selline 2016-2017 arvutid, mõni aasta vana arvuti, iMacid lausa 2015 toetavad ja iPadidest siis iPad Pro, 3. põlvkonna Air, 6. põlvkonna iPad või 5. põlvkonna iPad mini. Nüüd on hea küsimus, mis aastal tuli, ütle Hans peast, mis aastal tuli, mitmenda põlvkonna iPadis me praegu oleme? Tead sa peast? Ma pakuks mingi 7, see tundub ilus number, aga ma ei tea absoluutselt. 2018 tuli iPadi 6. põlvkond ja siis me oleme palju kaugemal. Ma arvan, me peame olema siis kaugemal või? Oota, see on hea küsimus, selliste asjade peale ei tulegi, see on see mure, vaata, et kui sa kõikide asjade nimi on iPad. Praegu me peaksime olema vist 9. põlvkonnas isegi. Nii et ka ütleme sellised mitme aasta vanused arvutid ja iPadid võimaldavad seda täiesti eduliselt teha.
seal omaette küsimus on, eks ole nüüd, et noh, peale selle, et see on tehnoloogiliselt jube lahe, eks, sest et ta ei ole ju, et see iPad ei ole sul sinu arvuti nagu ei muutu lisaekraaniks sinu arvutile. See tehnoloogia on ka olemas, selle nimi on Sidecar. Ja see tähendab, et sa võid tõsta arvuti ekraanilt mingisuguse akna, mis sul on, tõsta iPadi. Aga ühes on MacOS, teises on iPadOS. Ja. Aga Sidecar on eraldi tegelikult, noh, see on ammu juba olemas, kui väga kihvt asi, ma kasutan seda, kuna sülearvuti ekraan on väike ja kui on vaja näiteks mitme dokumendi või mitme aknaga tööd teha, siis selle Sidecariga saab tõsta arvuti ekraanilt mingisuguse akna iPadi ekraanile, et iPad muutub nagu arvuti lisaekraaniks, samamoodi juhtmevabalt. Aga nüüd see Universal Control ei ole seda, vaid tema võimaldab sul lihtsalt juhtida ühe hiire ja klaviatuuriga 2 täiesti erinevat seadet, eks. iPadis on ikkagi oma mingisugused äpid, oma asjad, mida ta teeb, on sul seal brauser lahti või mingisugused märkmed või midagi, et ta on ikkagi, ta käitub täpselt nagu iPad, ta ei ole selles mõttes nagu arvuti pikendus. Et mis selle, ja mina jäängi hetkel vastuse võlgu, et mis selle täpsem nagu mõte oleks või mis seal niimoodi teha saab, aga ma arvan, et neid kasutusvaldkondi kindlasti, meil on palju kuulajaid, kes ütlevad, et rumalad, seda mina kasutaksin selle jaoks, mina kasutaksin tolle jaoks, aga ma ei tea, mina ei oska võib-olla teda hetkel üldse kasutada. Aga mina, kes ma ei ole iPadi kasutaja, siis ma ikkagi nagu küsin üle, et see tähendab seda, et iPadi peal, see on see hiljuti lisandunud selline nii-öelda, kuidas öelda, hiire tugi või pointing device tugi, et kas seal on siis kursor reaalselt või on see võimalus siis nii-öelda, mida sa selle iPadi peal teha saad selle hiirega? Sa saad kõike teha. No, põhimõtteliselt sa saad kõike teha, mida sa muidu saaksid iPadi peal teha. Et see Universal Control võimaldab sul teha hiire ja klaviatuuriga seda, selle asemel, et sa tõstaksid oma parema käe hiire pealt püsti näiteks ja sirgeldaksid näpuga iPadi ekraanil. Eks, et ta asendab lihtsalt sinu näppu. No, ega samamoodi, kui sa pead mitme dokumendiga tööd tegema, ühest asjast midagi otsima, teise midagi kirjutama, et ta on, ma arvan, et see, kas sa kasutad Sidecari või seda Universal Controlli, võib-olla väga suurt vahet ei ole, aga teatud oludes, kui sul on iPadis näiteks mõni spetsiaalne äpp, mida sa kasutad. Või ütleme, kui sa oled arendaja, äkki seal on mingisugused kasutusvõimalused, et sa arendad näiteks mingit iOS-i äppi, iPadi peal saad kohe jooksutada, aga arvuti peal kirjutad koodi ja siis selle sama hiireklaviatuuriga sõidad tšah vasakule paremale ühest ekraanist teise, nagu sa tahad. Või äkki on näiteks mingid muusika või mingid videoasjad või ma arvan, siin on igal inimesel nüüd oma ette mõelda, et kas ja miks ta seda kasutada tahab. No tundub kasulik asi, ma tundub, et suurim väljakutse on ära õppida nende teenuste nimed. On ja tegelikult selle Universal Controlli puhul on ka suhteliselt suur väljakutse see üles leida see koht, kus seda sisse lülitatakse. Ja ma ei hakkagi üldse rääkima, see on seal System Preferences Display, guugeldage, seal on need mõned sellised sammud, mis tuleb teha selleks. Ja see on huvitav, ametlikult jah, see teenus on beta versioonis, eks ta ei ole Apple'i arvates nüüd siis 100% valmis, ta on natuke nagu testversioon, aga mina olin üllatunud, et nad nii ära peitsid selle. Et mõnes mõttes oleks võinud ju olla nii, et kui mul olid siin iPad ja arvuti kõrvuti, vaata kui sa neid Apple'i kõrvaklappe, ostad uued kõrvaklapid, need AirPodsid, paned nad põhimõtteliselt telefoni juurde, siis telefon juba küsib, et ma näen, sul on AirPodsid, et äkki soovid neid kasutada. Ja ise pakub, jah. Ise pakub, eks, et minu meelest selle Universal Controlliga võiks ju põhimõtteliselt samamoodi olla, et kui sul on need seadmed kõrvuti, siis võiks olla mingi aken, mis ütleb, et kuule, kas sa teadsid, et meil on nüüd ka selline võimalus, kas sa tahad proovida. Aga täna ta on ikkagi ühe või 2 nurga taga peidus, et pead ise otsima. Selge pilt. Ja ma võin Apple'ist veel rääkida. Kas sa tahad? Kas on midagi uut veel? Jaa, sest et paar asja on. Esiteks ma leidsin jube kihvti äppi Macile või väikse rakenduse, mille nimi on Pure Paste, purepaste. Ta on täitsa tasuta ja mõte on selles, et kui sa copy-paste'id mingisugust teksti, siis ta kipub kaasa tulema koos kogu oma selle formatinguga, mis font, kui suur, ja siis sa alati võtma sealt edit, paste special ja siis ütlema, et ma ei taha seda formatingut. Maailma suurim eksimus oli, kui kunagi keegi arvas, et inimesed soovivad kopeerida koos selle
teeringuga teksti. Kohutavalt keegi inimene arvas ja tegi selle valiku ära ja siis ma arvan, miljardid inimesed alati panevad selle, et ma ei soovi seda, kas ta on bold või mitte, aga sa oled leidnud lahenduse sellele. Ja Windowsis on see väga lihtne, sest Windowsis on vana hea see rahvalik, kõik teavad Ctrl-C, Ctrl-V, eks ole, aga on olemas Ctrl-Shift-V, kui sa kleebid ja siis ta ei võta formattingut kaasa. Nii et minul on käe sisse harjunud, kui ma Windowsis olen, siis ma alati kasutan Ctrl-Shift-V-d ja siis ta kleebib normaalselt seda teksti. Ja Macis on ka tegelikult see samalaadne funktsioon olemas, aga ma isegi jään sulle praegu vastuse võlgu, mis klahvid on, sa pead 4 klahvi korraga alla vajutama selleks. Ja see ei ole normaalne. Ja nüüd see purepaste on lihtsalt selline tasuta programmike, mis eemaldab kõik need fondi ja muud infost igast tekstist, mida sa siis tahad kleepida. Ja rohkem ta ei teegi ja rohkem ta ei peagi tegema. No sellega, kui sa sellest rääkisid, installisin endale ära ja olen kasulik programmi võrra rikkam. Head kasutamist, jah. Aga ilmusid ju vahepeal Apple selle Mac Studio ja Studio Display ehk nende ülivõimse lauaarvuti ja uue kuvari arvustused. Ja lauaarvutiga on küll asjad suhteliselt hästi, et see Mac Studio on tõesti ülivõimas, vaikne, kiire, väike. Kui ma siin eelmises saates avaldasin lootust, et äkki see modulaarne ja professionaalne tähendab, et teda saab näiteks ise avada ja tolmust puhastada, siis tuleb välja, et vist ikka ei saa. Vähemasti ei ole mingit silmnähtavat viisi, kuidas seda arvutit üldse lahti teha. Aga võimas ta on ja vaikne ta on ja huvitaval kombel ma vaatasin näiteks suur USA tehnoloogiaportaal The Verge oli teinud väga põhjaliku arvustuse, andnud selle Mac Studio kätte oma video ja Photoshopi tüüpidele ja nemad ütlesid, et ei ole põhimõtteliselt nagu eriti vahet, et kas protsessoriks on siis M1 Ultra, mis on siis see uus super-hyper protsessor või siis M1 Max, Ultra on 2 Maxi, ma nüüd ka Apple'i loogikat seletan, et Ultra on 2 Maxi. aga nad ütlesid, et ei ole aga vahet. No jaa, et see Ultra on nagu parem küll on ju ja nad saavad aru, et see on kiirem, aga põhimõtteliselt et sul peab ikka suhteliselt eriline töövoog olema, et miks sa üldse seda Ultrat tahaksid, arvestades ka nagu hinnavahet. Aga ühesõnaga see Mac Studio sai pöial üles hindeks tavaliselt. Küll aga on suhteliselt kehvad lood selle Apple'i uue kuvariga, mida vist küll mitte keegi ei osanud oodata, et sellest jama tuleb. Ja tal on väga keskpärased hinded. Põhjus on selles, et sa ostad umbes 2000 euro eest endale ekraani, mis jah on 27-tolline, jah on 5K, jah on üks praktiliselt ainsaid selliseid tooteid, kus see ekraani suuruse resolutsioon on sätitud nii, et ta on mõeldud Mac OS-i jaoks, et ta kuvab kõiki neid elemente ilma skaleerimata, mis on mõnedele inimestele väga tähtis. Aga 2000 euro eest sa saad täiesti tavalise paneeli, kus ei ole mitte mingisuguseid tänapäeval juba, ma ütleks elementaarseid tehnilisi võimalusi, ei ole HDR-i, ei ole kõrgemat kaadrisageduse võimalust. Isegi ei ole sellist asja nagu local dimming, mis on siis see, et seda taustavalgust on võimalik lülitada teatud ekraani piirkondades dünaamiliselt sisse-välja, vaid sellel ekraanil on lihtsalt ongi üks taustavalgus kõmaki nii nagu on ja mitte midagi muud, mis tähendab praktikas seda, et musta ei ole, et must on tume hall. Ja isegi palju odavamad ekraanid teevad local dimmingut, et Apple on seal kõvasti koonerdanud ja teine asi, mis on probleemiks, on see, et see veebikaamera, mis on sinna sisse ehitatud ja mis Apple'i sõnul oli ikkagi väga tugev selline müügiargument, et okei, ekraan on kallis küll, aga sa ju pead kogu aeg mingit Zoome ja Teamseks, et näete, et me panime veebikaamera sinna sisse. See veebikaamera on ülikehv. Et praktiliselt, ta on nii kehv, et inimesed ei usu, et ta saab nii kehv olla. Ja on saatnud Apple'ile järelpäringuid, et kas tõesti, et kas teil on... See on viga. See on viga, jah. Et kas teil on mingi tehniline probleem sellega. Ja Apple kusjuures on vastanud kuidagi väga üldsõnaliselt, et jah, me oleme tuvastanud, et ma ei tea, teatud oludes see veebikaamera ei käitu nii, nagu ta peaks käituma ja me proovime või me kavatseme seda lahendada tulevase tarkvara uuendusega. Aga mis seal tegelikult toimub ja kas nad saavad selle korda on nagu ülikahtlane, ma ütleks. See on suur põnts jah, sest tõepoolest see kaamera oli võib-olla see nagu
tugev argument üldse sellega võrreldes tavalise monitoriga ikkagi kallima monitori poole vaadata, isegi kui sa ei kasuta või ütleme, sa kontori nii-öelda tööks seda ja sa ei oskagi oodata sealt HDR ja kõrget kaadrisagedust, aga see kaamera tuleb neil siis kuidagi maha müüa või korda teha. Ma saan aru, et Apple'i uudistega on meil nüüd praegu joon peal. On küll, jah. Siis on meile korraks hetk aeg rääkida Eesti ID-kaardi uuendustest. Aga nüüd räägime me Riigi Infosüsteemi Ametist EID osakonna arhitektiga Tõnis Rõimoga. No me võtsime saates korraks teemaks ja kutsusime sind, et aidata meie küsimustele vastata. Veeb EID ja mida see Veeb EID tähendab ja mis sa siis tegelikult Eesti ID-kaardi kasutajatele paremaks teeb, sellepärast et RIA teatas seda, et Eesti ID tarkvara sai uue Veeb EID liidese ja sellega siis peaks vähemalt muutuma kuidagi see, kuidas veebis oma ID-kaarti kasutada. Kuigi ka mõnes mõttes ma saan aru, sa võid meid kohe parandada, jääb ka lõppkasutaja jaoks palju samaks. Ütle kõigepealt, mis see Veeb EID on? Ja, Veeb EID on siis brauserite selline pistikprogramm või extension, mis on siis mõeldud e-teenustes veebisaitidel ID-kaardiga autentimise ja allkirjastamise võimaldamiseks üle internetiühenduse. Et kui ütleme, et täna siiamaani oleme kasutanud brauseritesse sisse ehitatud funktsionaalsust, kus siis e-teenus suhtleb otse brauseriga ja see omakorda siis suhtleb KIP-kaardiga, siis selle peamine probleem või ikaldus on olnud see, et see suhtlus käib läbi väga mitmete erinevate komponentide, mille liidesed on üsnagi muutlikud ja ei ole alati meie kontrolli all. Nii et seetõttu on olnud varasemalt ka palju uudiseid, tõrkeid Maci kasutajate probleemidest või siis on see, et näiteks järjekordse Firefoxi versiooniga ei saa kusagil e-teenusesse sisse või ei saa allkirjastada näiteks. Ja, ma tulin ka meelde, et ma olen kajastanud seda ID-kaardi asja, kuna see ID-kaart tuli 2002, eks just. Ehk siis varsti saab 20 aastat mul ID-kaarti kajastatud ajakirjanikuna ja see mure, eks, et mis driverid, kust neid saab, kuidas neid installida, kus ta töötab, siis jälle ei tööta, eks ole, ja see on kuidagi mingil kujul pidevalt ikkagi ID-kaardiga kaasas käinud, viimastel aastatel on see olnud tunduvalt parem, kui ta algusaastatel oli, aga siiski, nagu sa ise ka ütlesid, et ikka aega tuleb neid uudiseid, et nüüd ma ei tea, nüüd Firefoxiga ei tööta ja Chrome'iga töötab ja nüüd Maciga töötab ja ma ei tea, mingi asjaga ei tööta. Kas see Veebi lahendus või see uus tehnoloogia jätab nüüd kõik need probleemid, kõik need küsimused kaovad minevikku ära? Kas me julgeme seda täna öelda? Kõik on väga nagu absoluutne mõiste, et ainult, mis ta oli, surm ja maksud on. Et selle kohta on öeldud, et kõik täiesti nagu oleks meie kontrollitud, me peaksime tegema oma veebi lehitseja, mis ei ole mõistlik ega ilmselt ka kasutajale meeldiv kogemus. Et paratamatult sinna jäävad vahele e-teenused, sinna vahele jäävad brauseri liidesed pistikprogrammidega. See, mismoodi nad neid muudavad ja paratamatult siis nagu tootja teha, aga lihtsalt praeguse Veeb EID puhul on neid sõltuvusi operatsioonisüsteemi spetsiifilistest komponentidest vähem. Räägime, Tõnis, tehnoloogiliselt, meil on ikkagi selline nii-öelda tavainimese saade, eks, et ärme koodi ette lugema hakka, aga kui ma nüüd küsin su käest, et kas see, nagu sa enne ütlesid, eks, et see vana lahendus oli selline, et ta õudselt sõltus brauserist ja siis operatsioonisüsteemist ja kui ma täna hommikul proovisin nii seda uut kui meeldetuletuseks vana lahendust, läksin näiteks netipanka, kus ei olnud veel uus lahendus kasutusel, siis selgelt see aken, et pane nüüd PIN 1, mis lahti hüppab. See oli selgelt minu operatsioonisüsteemi aken, eks see oli Windowsi enda kuvatud
aken. Ja kui ma läksin testteenusesse nüüd seda VB-ID-d katsetama, siis see aken oli täiesti teistsugune. Et kui ma ütlen, et see ei ole seotud mitte kuidagi operatsioonisüsteemiga, et see asja nimi on VB-ID sellepärast, et tegemist ongi põhimõtteliselt nagu hüppaks parooli aken veebis lahti või et see ongi nagu selline veebisaidi poolt serveeritud aken mulle. Kas see on umbes saan pihta või ei saa? Mitte päris, et seda akent serveerib sulle see sama pistikprogramm, mille sa oled alla laadinud ja pead nii-öelda aktiveerima oma brauseris, sest et muidu brauser seda automaatselt ei ole nõus tööle panema. Aga see sama pistikprogramm siis, mis näitab sulle seda uut ilusamat akent, see sama pistikprogramm siis suhtleb ka veebisaidiga ja vahendab siis seda suhtlust. Et siis veebisait teab, et sina oled see, kes sa väidad enda olevat ja sina tead, et see veebisait on siis see, kes ta väidab enda olevat. Kas kellele tasuks oma arvutisse see VB-ID pistikprogramm panna? Ma küsin selles tagamõttega, et eks on Windowsi arvutiga kasutaja, kellel kõik toimib. Kas on mõtet hakata toimivat süsteemi näppima? Võrreldes näiteks selle siis mõne Maci kasutaja, kellel on häda ja ta näeb, et ma parem uuendan ära, panen uue VB-ID. Kas see on kõigile mõistlik panna või siis on see olukorras, kus praegu ei tööta? Et plaan on see, et ta on esialgu on ta kätte saadav siis ainult nendele, kes spetsiaalselt selle alla laevad ja käivitavad endale. Ehk siis ta on selline avalik pilootperiood, mida me loodame, et me hoiame siis kuud vähemalt, et koguda siis sellist tagasisidet. See tähendab seda, et kindlasti kõik Maci kasutajad, kellel on olnud varasemalt probleeme, võiksid proovida. Nende tagasiside on meile sellise annab väärtusliku sisendi. Kindlasti on võib-olla need asutused, ettevõtted, kellel on täna selline keskne haldus, võib-olla ei tasu kohe tormata massiliselt uuendama. Kindlasti tasub neil järgi kontrollida, kas see asi neil töötab ootuspäraselt ja ega seal ei tohiks eriti üllatusi olla, sest et ta täna töötab nii-öelda vanas režiimis, kuni e-teenused omalt poolt ei ole teinud vajalikke muudatusi, et see VB-ID uus funktsionaalsus oma poolt nagu tööle rakendada. No siin ongi siis konks ka selles mõttes, et ei piisa sellest, kui kasutaja ise tõmbab selle alla, selle, mida teie hakkate pakkuma või juba pakute, vaid e-teenused peavad ka kaasa tulema, jah? Just, sest varasemalt oli see, et selle e-teenuse poolt ühilduvuse tagas veebiserver ja veebiserveri admin konfis selle nii-öelda ära ja töötas. Et nüüd tuleb siis konkreetses e-teenuses teha vastav liidestus. Et selleks on meie poolt olemas Java-teek, .NET teek on valmimas ja loomulikult igasuguseid ettepanekuid, milliste teekide ühel tuge veel vaja oleks ka nagu kasulik teada. Aga täna ta töötab täpselt nii nagu ennem, vanal tehnoloogial e-teenuse mõttes, sest muidu kukuksid kõik ühendused lambist maha, kui see endale üles laadida. Aga mis see e-teenuse pool nii-öelda küpsis võiks olla, mis neid meelitaks? Et ma saan aru, võib-olla suured teenuse pakkujad, netipangad, nende jaoks on oluline lihtsalt käia ja toetada uusi väljalaskeid, aga ütleme, ma isegi kujuta ette, kui palju Eestis e-teenused võib olla, kes ID-kaarti toetavad, et kõik need, ütleme, väiksemad teenusepakked, olgus ma ei tea, siis mõni väike pood või kas nendel on oht, et kui nad seda toetama ei hakka, et siis mingi hetk kunagi tulevikus ID-kaardiga kasutaja ei saagi ligi või kuidas need võiks meelitada nüüd seda VB-ID-d kasutama? Jah, et eks ta peamiselt on see läbi kasutaja rahulolu, et kui uus tehnoloogia pakub parema kasutaja kogemuse, siis see kindlasti motiveeriks ka e-teenuseid üle minema mingi aja jooksul. Me ei kiirusta nii-öelda ja ei suru peale seda üleminekut e-teenustele.
kui keeruline see mõne teenuse haldaja või ma ei tea, arendaja jaoks on nüüd selle veebi-ID funktsionaalsust lisada, et kas see on selline üks rida koodi kuhugi, krõps, 5 minutit või ma ei tea, pool päeva ja valmis või see on mingi suurem asi, et me peame valmis olema selleks, et tänased teenusepakkujad kohe ikkagi ei taha kiirustada seda tegema? Ma arvan, et see sõltub väga konkreetsest teenusest, teenuse keerukusest, sellest tegijast, et seal ei ole nagu head ühist vastust, et kõik teevad selle ära 2-3 päevaga. Et siin kindlasti on võib-olla see lootus, et avaliku sektori teenused saavad selle muudatuse kaasa koos riikliku autentimussüsteemid ära nii-öelda liidestusega. Aga väiksematel e-teenustel tuleb siis vaadata oma nii-öelda platvormi pakkuja poole. Kus seda täna juba kasutada saab? Mina leidsin suhteliselt pika tuhnimise peale ühe testlehe, kuhu sai sisse logida. Ja kuskilt GitHubist või kuskilt läks link, eks natuke obskuurne asi. Kas on mõni teenus, mis nagu päriselt täna juba on selle peal ja kui inimesed uuendavad oma ID-kaardi tarkvara ära, et saavad minna seda uudistama, kui tahavad? Ma Eestis isegi ausalt öeldes ei oska öelda, kas laivis sellist teenust on. Ma tean, et horvaadid on juba aasta selle teenuse varajaste versioonidega töötanud ja neil peaks olema kasutuses juba mõnda aega olnud. Et Eestis me oleme siin, me ei ole nagu kiirustanud. Ja see natuke on selline muna-kana probleem, et kui ma nüüd kasutajana selle veebi-ID asja peale panen, ega ma siis ei saa ka teile ju tagasisidet veel anda, et kas see töötab, kui tegelikult netipank või e-pood ei paku seda. Just, ja samamoodi ei ole e-teenustel mõtet ju seda liidestust teha, kui ei ole veel kasutajatel võimalust seda kasutada. Nii ta on. Võib-olla lõpetuseks... Tegelikult ma tahaks hoopis laiemalt tulevikus e-ID arhitektuuri kohta küsida võib-olla, et mis meil tulevik toob. Ma ei tea, kas sa Tõnis nägid üks vahel siin uudis, et Tartu Ülikooli tudengid või keegi, kes tegeles sellega, kuidas panna tööle ID-kaart seadmes, kus füüsilist ühendust ei ole, vaid üle NFC. Kui nägid sa seda teadet tudengiprojekti kohta, kas sellel on mingi asi, millel võiks olla ka kunagi päris tulevik? Just, et sellega on hetkel käimas meiepoolne turvaanalüüs, tehakse põhjalik võimalike rünnete ja riskide kaardistus ja kui ehk siis sellest tuleb omakorda mingi tagasiside mingite ettepanekute ja muudatuste tegemiseks, teeme need ära, viime sisse ja proovime selle lahenduse saada kasutajatele kasutuskõlbulikuks nii umbes aasta jooksul. Nii et kui tundub, et see on turvaline, siis sa näed, et võiks olla, et ma kasutan oma ID-kaarti pannes ta vastu telefoni näiteks. No ütleme niimoodi, et mul juba praegu tundub, et on turvaline. Aga kuna tegemist on riikliku dokumendiga siiski, siis minu tunne siin antud juhul ei loe, vaid see peab olema nagu põhjendatud ja tõestatud. Väga tore asi, mida ka oodata. Selge pilt, aitäh saatest tulemast, natuke rääkimast olevikust ja tulevikust ja kõik, kes siis võib-olla, ma saan aru, et praegu üleskutse on, kes e-teenuseid omavad, kus on ID-kaardiga saab sisse, et pange ennast e-ID valmis, tehke tugi ära. Aga pöörame korraks nüüd pilgud jällegi ülemaailmsete e-teenuste poole ja mul on kõhu tunne, et üks Eesti tähtsamaid e-teenused, mis Eesti inimesi teeb natukenegi meelt paremaks kogu keerulises maailmas, on Netflix. Netflix on lihtsalt asi, mis on väga palju kasutajaid ja tegelikult on ju omal tehniliselt väga põnev ja äge teenus, et sa teed brauseri lahti ja kohe töötab. Ja sellepärast pole ime, et Netflixil on tohutu palju kasutajaid, on läbi aastate kasvanud tugev, aga nüüd on sellised käigud Netflixi poolt, mis näitavad, et firma hakkab tegelema sellega, et ei tule enam nii palju maksvaid kasutajaid peale ja lugu on siis selles, et Netflix hakkab tegelema parooli jagamisega võitlemisega.
Oota, mis see tähendab, et kui mul on konto ja ma annan selle sulle, maksame 2 peale, ma küsin sult 5,6 tagasi, siis on meil varsti on probleem, jah? Jah, ma ei tea, kas on ka selliseid, kindlasti on selliseid juhtumeid ka, tihti on nendeks pered või mingi vanematel on antud, sest Netflixil on tegelikult hästi mugav see profiilide tegemine. Sina vaatad mingit sarju ja sama kontot kasutav inimene siis ei riku sinu seda vaatamis nii-öelda mustrit ära, vaid paneb teise profiili. Ja Netflix on seni olnud nagu selline peaaegu nagu, ma ei tea, soosiv selles, et jagage, et see on hea, sest et see tegelikult kaudselt see suurendab inimeste sõltuvust teenusest ja see on neile hea. Aga nüüd on siis nagu esimesed siuksed leebed märgid, see ei ole veel väga range, ma ei tea, keeld või mingisugune tehniline piirang seal, aga esimesed märgid, et nad tahavad hakata siis tuvastama ja tuleb mingisugune märguanne, kui keegi vaatab 2 erinevalt IP aadressilt Netflixi, aga mitte lihtsalt ei tule märge, et kuule, sa ei tohi vaadata, vaid seal taga on siis ikkagi, kuidas öeldakse, kasvumootor, tuleb teade, et lisa oma kontole lisavaataja koht. Ja see Eestit veel ei puuduta, see nagu ma ütlen, nad teevad seda algus väga leebelt, et testida inimeste meelsust. See tuleb 3 sellises riigis, mis ütleme globaalses turus võib-olla ei ole nii suured, on Tšiili, Costa Rica ja Peruu. Õnneks väga kaugel meist. No meist õnneks veel kaugel, aga tead, internet liigub kiiresti, siis võib kiiresti meile jõuda. Ja see on, summad on siis sellised, Costa Ricas on USA dollarid, siis on kõige parem mõõta, et $3. Et kui sinu konto näiteks on ja sul sellega olgu siis sõber või ma ei tea, vanaema või kes iganes kuskilt teiselt IP aadressilt läheb sinna, siis saad teate, et kuule, teiselt IP aadressilt vaadatakse sinu Netflixi kontoga, et kas sa oleksid valmis lisama €3 eest kuus lisavaataja koha. Ehk siis me nagu mõnes mõttes nagu on see ootuspärane vältimatu. Netflix paneb ju, ma ei tea, mingi miljardeid dollareid sinna alla, et ise toota seda sisu ja kui maksvate kasutajate pealevoog hakkab aeglustuma, siis mõeldaksegi välja selliseid trikke, et saada lisateenust, lisakäivet. Ja võtta teine asi, mida me ei saa ära unustada, on see, et need Netflixid ja Google'id ja nad on kõik börsifirmadeks ja mida börs tahab, iga kvartal küsitakse, et palju kasvasite, palju juurde tuli, eks, palju raha juurde teenisite. Ja nagu sul alguses on lihtne kasvada võrdlemisi lihtsalt sellega, et sa oled väike ja võtad kogu aeg uusi tellijaid peale, siis mingil hetkel kindlasti uute tellijate pealevoog ju väheneb, sest juba nii paljud inimesed on su tellijad ja siis hakkab see selline vastik kruvide keeramine, see vastik mäng, eks, kus proovivad leida igasugu õigustusi jälle sulle $1 või isegi võib-olla 50 senti kuus arvele juurde kirjutada. Ja mulle arvan, et see on täpselt üks selliseid asju, mida sa siin kirjeldasid. Ja vaatame, Eestis sideoperaatorid on maailma meistrid selles. Eks, et jälle tuleb mingi kiri, et seoses selle ja tollega oleme, ma ei tea, lõpetanud teenuse X pakkumise, aga ärge muretsege, meil on palju parem teenus Y, mis on 2 korda võimsam, mis siis, et sa seda ei taha ja pole kunagi küsinud ja selle võimsama teenuse ja parema, ma ei tea, suurema, mis iganes asja eest, võtame nüüd sult ainult €1 kuus juurde, ärge muretsege, see on automaatne, midagi tegema ei pea ja siis paari aasta pärast vaatad sinu arvest, mis sa arvasid, et on X eurot kuus, on saanud väga palju suurem arve ja kõik see vähehaaval kruvisid keeratakse. See nagu tilgub peale ja see on paras kunst, sellepärast, et mulle tundub, et ka sellist Elisa teenuse arvet vaadates või mingid märguanded hiljuti, ma märkasin, et mul on jällegi tulnud teade, et kus on need lihtsalt, et seoses hinnatõusuga me peame tõstma hindu. Enam ei saagi midagi asemele, nüüd saad lihtsalt seoses hinnatõusuga. Just, et kordamööda käib see nagu must ja valge, et üle ühe, et vahepeal lihtsalt on hinnatõus ja siis on see, et me nüüd uuendame teenust. Sest et see kehtib muidugi Netflixi kohta, ma vaatan siin, et ju kas sa tead, palju eurodes sinu Netflixi kuutasu on? Ei tea, jään praegu vastuse võlgu. Ma vaatan, et need hinnad on Eestis ikkagi veel 8, 10 ja 12 eurot, mis on siis nagu 3 taset, mis on ikkagi väga vähe. Et dollarites Netflixi hinnad on siin 10 aastat tagasi olid kõige kallim teenus oli $12 ja praegu maksab see $20.
et siis on tõusnud, ma ei tea, 80%. Et küll see eurodes hinnatõus tuleb meil ka varsti järgi, et see hinnatõus ei ole ju tegelikult ainult, mida me siin oma saates räägime, see on üleüldine see hinnatõus kõiges ja e-teenustes hiilib siis järgi, et vahepeal küsitakse sult lisavaataja koha eest raha ja vahepeal öeldakse, et lihtsalt kahjuks tuleb küsida raha juurde. Ja ma arvan, et me näeme seda päris palju, inflatsioon surub takka ja kõik tõstavad hindu ja kõik läheb kallimaks, energia läheb kallimaks tõenäoliselt ja nii edasi. Nii et olge valmis, aga tegelikult vastik on ta natukene ikkagi. On. Midagi me sinna teha ka vist ei saa. Kuigi mulle tundub, ma vaatan siin ka oma kodust televisiooniarvet ja võtan ennast kokku, võib-olla paar vaba päeva äkki millalgi nädalavahetusel tekivad. Ma katsun sellest koormast ennast vabaks raputada ja ma vaatan väga tõsiselt muide ringi. Kavatsen vaadata, et kas need uued streamingu teenused, kõik need mingid Go3 ja Apollod ja kes meil vaata tulnud on, ma peaks tegema ühe korraliku Exceli ja vaatama, et ma ei välista, et mul õnnestub päris suur sumakas raha iga kuu kokku hoida teenuste pealt, mida ma ei tarbi niikuinii. See on mingid müstilisi asju on seal arve peal. Sa muide mainisidki ära, parim relv hinnatõusu vastu on tüütu, aga efektiivne vaadata üle, mille peale see raha kulub iga kuu ja võib tulla välja, et päris palju raha läheb asjade peale, mida me nagu ei kasuta. Või maksame topelt eri teenustes. Keegi rõmsasti lisab sulle seda kogu aeg paketti, eks ole. Just. Nii, me ei ole kahjuks me ei ole jõudnud olukorrani, kus sõda Ukrainas oleks läbi. Ma väga pikalt ja me ei oskagi midagi rääkida sellest, ma arvan, sellisest tehnoloogilisest vaatepunktist, aga paar asja meil siiski oli. Ma saan aru, et nüüd on ilmunud välja uus nii-öelda küberrelv või küberinforelv, on deepfake videod. Ja deepfake lihtsustatult öeldes on siis see, et võetakse kellegi tuntud inimese nägu ja hääl ja antakse välja videoklipp, kus ta räägib midagi, mida ta mitte kunagi öelnud ei ole. Ja sulle tundub see suhteliselt tõepärane. Vaatad, Zelenski esineb ja räägib, et sõbrad, me oleme alla andnud, kõik on läbi ja lähme koju. Ukraina kaotas. Ja selline klipp oli ja levis mööda Facebooki, kuni Facebook selle maha võttis. Nüüd selle sõjaga Ukrainas on seda deepfake nagu ilmunud ikkagi palju, et see, mis ütlesid Zelenski kohta, siis mõni aeg tagasi ilmus Ramzan Kadõrov, kes on siis Tšetšeenia juht ja väga lojaalne Putinile. Tema kohta ilmus siuke video, kus ta nagu justkui väljendas hoopis pessimismi Putini suhtes ja lojaalsust Ukraina suhtes või umbes nii. Ja ka ma ei tea, kas need on mitu ilmunud, ma kunagi ühte nägin, kus ta ütles, et ukrainlased võitlevad nii kõvasti, et tema küll ei kavatse oma meestega sellistes tingimustes sõdida ja me lähme koju ära. Ja see oli suhteliselt kehvasti tehtud. Ta ei olnud ikkagi nagu eriti sujuv ja eriti usutav, aga see levis ka asjalikud inimesed veel mitu päeva Twitteris levitasid seda rõõmselt. Tead, sellega nagu kaks asja. Tehnoloogia uudistes on sellest deepfake'ist räägitud, ma ei tea, 3, 4, 5 aastat. Mõnes mõttes nagu, ma kujutan ette, et suurt hulka inimesi, kes tehnoloogia maailmas rohkem sees on, see nagu, meil on teatav immuunsus, et me oleme juba nii eelvaktsineeritud mõttes selle vastu, et kõike videot ei saa usaldada ja see eriti, kui see tundub, ma ei tea, väga vastuoluline. Aga see ei tähenda, et see ei võiks minna kuidagi ringlema jälle selliste palju kergeusklimate inimeste seas. Ja, aga see on huvitav nähtus jah, et seda on ju ammu on kuidagi räägitud ja arvatud, et mis siis, kui see tuleb, mis siis, kui see juhtubki päriselt, mis siis, kui meie reaalsust hakkavadki kujundama audioklipid, videoklipid, mille sisu me ei saa uskuda või mis siis, kui me põhimõtteliselt laiemalt, et mis siis, kui me ei saa enam uskuda seda, mida meie silmad näevad ja kõrvad kuulevad. Ja see on väga suur väljakutse ja ma arvan, et on tõesti suur väljakutse neid kuidagi tuvastada siis automaatselt ja katsuda neid netist eemaldada. Aga ega me teame, et üks vale jõuab, ma ei tea, mitu ringi ümber maakera teha, mis see ütlus oli. Nii et ilmselt me sellist jama veel pikemalt näeme. Teine asi on üks trend, mis on, ma arvan, seoses Ukraina sõjaga kiirenenud ja mis on tundub mulle kohutavalt oluline. Ja see on see küsimus, et kui palju maailmas riigid üksteisest sõltuvad ka tehnoloogias.
ja see väga erinevaid tahke on sellel, see kunagi hakkas, vähemasti meie laiem avalikkuse jaoks hakkas pihta ju sellest, kui hakati pitsitama seda Huawei'd. Ja küsimus oli, et praegu on kõik tore, aga kui peaks mingi jaama olema, kui peaks mingi konflikt olema, kas me saame usaldada Huawei võrke, kas me saame usaldada, mis tarkvara nad meile saadavad, kes midagi pealt kuulab, näeb, saab kaugelt sisse välja lülitada, eks ole, või me ei saa usaldada. Ja tol hetkel paistis suhteliselt imelik küsimus, aga täna, olles selles olukorras, ja kujutame ette, et Huawei inimeste käes oleks mingi nupp, mis võimaldaks terveid mobiilivõrke sisse välja lülitada, eks, kui see nii oleks. Siis me ei tahaks kindlasti poliitiliselt sellises olukorras olla. Ja mulle tundub, et läänemaailm on seda kuidagi praegu väga turbokiirusel hakanud selle peale mõtlema. Et oot, Venemaa ei puutu siin eriti asjasse. Ta ei ole nii suur tegija elektroonika komponentide mõttes. Me ei sõltu neist. Ja me ei sõltu nii palju neist. Aga see Hiina küsimus on erakordselt nähtavalt nüüd ju üles kerkinud ja valdav enamus maailma mikrokiipidest tuleb Aasiast. Minu meelest Inteli boss ütles siin, et see on lausa 80%. Aasia ei ole ainult Hiina, aga Aasia on Aasia, see on ikkagi üks maailma kant. Ja me sõltume nendest kohutavalt palju. Me juba täna näeme, mida kiibi puudus, mis ei ole tekkinud sõjast, vaid on tekkinud koroonast ja muudel majanduslikel põhjustel. Me täna näeme, kuidas see kiibi puudus võib halvata terved majandussektorid. Kuni selleni, et autode tootmine jääb seisma, ruuterite tootmine jääb seisma, mis iganes muude seadmete tootmine jääb seisma ja müük jääb seisma. Aga kui mina oleksin täna Tim Cook ja ma mõtleks, et näete, et mismoodi üleöö läks Venemaaga majandussõjaks, siis, ja me teame, et hiinlastel teoreetiliselt on mingisugune, ma ei tea, soov või valmisolek liigutada midagi Taiwani suunal ja me teame, et ameeriklased on Taiwani nagu kaitsjad ja me peame küsima endalt, aga et mis siis, et kas me saame Hiinale näiteks samasuguseid piiranguid kehtestada soovi korval. Ja ma arvan, väga selge vastus on, et ei saa, sellepärast, et järgmine hetk Hiina ütleb, et soovite iPhone 0. Et te ei saa ühtegi iPhone'i, enam, mitte kunagi. Jah, seal on kindlasti ka vastastikune sõltuvus, ehk siis, et hiinlased ei saa, et nad riskeerivad ka ise väga palju sellega, nad on väga sõltuvad sellest läänest. Ja see on mõlemad pidi tegelikult. See, mis on nagu näha, kus kumbki ei sooviks olla nii sõltuv. Ja samas jällegi ta seob neid riike kokku, mis võiks välistada seda, et tekib sügavam konflikt. Et mõnes mõttes on see nagu Venemaa käitumise puhul ka see selgitus, et nad suudavad elada ka sanktsioonide all, kuna nad tegelikult ülejäänud läänemaailm neist ei sõltu. Aga see tähendab, need otsused, see millest sa räägid, see nõuab selliseid kiired lahendusi ei ole, on ju. Et investeerida näiteks kiibi tootmises Euroopasse, see hakkab vilja kandma, see summad on esiteks tohutu suured ja see hakkab vilja kandma mitte paari kuu pärast või aasta pärast, vaid ilmselt paari aasta pärast kõige varem. Mis siis võiks näidata seda, et kiipide saadavus paraneb? No Intel ju siin teatas, et nad kavatsevad, et nad nüüd kohe juba investeerivad 33 miljardit eurot uurimistöösse, kiipide arendusse ja tootmisesse Euroopas. 33 miljardit. Ja selle käigus siis nüüd kohe pannakse 17 miljardit lauale ja ehitatakse uurimiskeskus Prantsusmaale, tohutu suur tehas Saksamaale ja veel mingisugused väiksemad asjad näiteks Iirimaale, Itaaliasse, Poolasse ja Hispaaniasse. Ja kokku on see siis 80 miljardit, mida nad kavatsevad aastate jooksul Euroopasse investeerida. 80 miljardit. See on täiesti kosmiline summa 10 aasta jooksul. Ja lisaks sellele ehitavad nad suuri kiibitehaseid siin USAsse. Väga tõsiselt käivad jutud Samsungi ja siis Taiwani selle TSMC-ga, mis on suur protsessori või kiibitootja, kust kõik Apple'i protsessorid tulevad. Et ka siis Samsung ja see TSMC ehitaksid endale rohkem tehaseid USA-sse. Ehk mulle tundub väga suur usaldamatus on lahti läinud ka Aasia suunal ja kõik praegu vaatavad, et kui peaks nagu kõige hullem jama juhtuma, et mis mul endal on,
kui palju mina ikkagi sõltun minu igapäeva, minu riigi igapäevane toimimine sõltub sellest, milline on mu läbisaamine ühe või teise mingisuguse riigiga ja ma arvan, me näeme sellist kõhu alla kokkukrabamist järgmiste aastate jooksul päris metsikus tempos, sest see usaldamatus on ikkagi väga kõrgel. Ja teistpidi meie sõltuvus nendest digitaalsetest tehnoloogiatest on väga kõrgel. Nii et kui ameeriklased ütlesid põhimõtteliselt ühele Hiina firmale, et rohkem tarkvara ei tule, väga halb seis, aga kui hiinlased ütlevad ameeriklastele, et rohkem kiipe ei tule või rohkem mida iganes ei tule, mis kõik Hiinas tehakse, eks, siis on teistpidi väga halb seis, nii et tundub, et mingi ajastu on ikkagi selgelt nagu läbi saanud maailmas. On ja see on muutunud ja arvata on, et see trend on aeglane ja suur, aga see on nagu aurik, mis pöörab ja see pööre on alanud. Ja. Nii, ja see, ma ei tea, lõpetame saate Samsungiga siis, kui me siin juba Samsungi nimi läbi käis, et järgmistes saadetes räägime sellest tõenäoliselt põhjalikumalt, kui me siin nädal või 2 tagasi ütlesime, et Apple tõi välja uue versiooni sellisest iga inimese, lihtsa inimese iPhone'ist, iPhone SE-st, siis Samsung on nüüd toonud välja ka uued versioonid A53 ja A33 telefonidest, mis on siis iga inimese, lihtsa inimese versioonid Samsungi telefonidest. Ja A53 hakkab maksma 450 € umbes ja tuleb müüki aprillis 6,5-tollise ekraaniga ja A33 on isegi odavam, see siis hakkab maksma 370, alla 400 €. Nii et järgmine kord, kui Meelis siin on, temale väga meeldivad need telefonid, me palume tal teha ülevaate, et kas ja mis seal siis paremaks läks. Aga olgu vähemalt mainitud, et pärast teile keegi ei kirjuta, et te Apple'ist räägite, kui tuleb mingi asi välja ja Samsungist ei räägi. Ma arvan, et see on väga oluline, et me mainime neid, sest mul on kõhutunne, et need võivad olla ühed väga-väga populaarsed telefonid, mida Eesti inimesed lähevad poodi ostma lähemad aasta või rohkemagi jooksul. Ja sellepärast mainime ära praegu ja mainime edasistes saadetes ka. Aga sellega on tänane digisaade läbi, aitäh teile, et olite meiega ja me oleme nädala pärast tagasi, siis kuulate meid jälle.